Kas teie käisite vanalinnapäevadel? Kui mitte, siis veel jõuate. Täna õhtul kell 7 algaval kontserdil Raekoja platsil saab osa 40. Tallinna vanalinnapäevade lõppkontserdist. Ivo Linna, Stefani, Alika Miilova ja paljude teiste esituses kõlavad viimase 40 aasta populaarseimad laulud. Tallinna vanalinnapäevade juubelifestival algas reedel Raekoja platsil Lex Soul Dance Machine'i ja Tallinna politseiorkestri kontserdiga. Tahaks pidu. Nii kaua on pidanud kodus istuma, et lõpuks saab välja, lõpuks näeb inimesi. See on ülioluline. Et selle inimeste hulga järgi on juba näha, et siin on tõenäoliselt koos nii turistid kui kohalikud, et no kuidas sa saad eestlased kodust välja? Et sa pead midagi korraldama õues. See on nostalgia, sellepärast, et ma arvan, et ma olen käinud vist päris esimestel kunagi väga-väga ammu. Kõige toredam, et on alati peredele midagi. On lastele, on vanematele, on noortele. Tegelikult Tallinnas ega Eestis ei ole ühtegi kohta, kus ajaloo kontsentratsioon oleks suurem kui siin vanalinnas. Aga muidugi vanalinn ei ole ainult ajalugu, see on ka tänane päev ja me muidugi loodame, et elu tuleb siia tagasi. 3 päeva jooksul toimus üle vanalinna 400 erinevat üritust. Kavast võis leida teatrit, tantsu, tsirkust, kunsti, muusikat ja luulet, mida sai jälgida kõikjal üle vanalinna. Võib öelda, et vanalinnas sai üle pika aja taas kohalike inimeste kohtumispaik. Ma arvan, et see on sajandi pidu, sellepärast, et lisaks sellele, et meil on 40 vanalinnapäevadel, tähistame me ju samal ajal veel mitmeid väga suuri juubeleid, olgu tegemist siis Raekojaga, Raeapteegiga või ka Riigikogu hoonega. Ja kõik need suured tähtsad sünnipäevad on integreeritud ka vanalinnapäevade 40. pittu, nii et sajandi suurim pidu tuleb. Juba aastaid on Tallinna vanalinnapäevade lahutamatuks osaks olnud Pärimusküla, kus jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele. Minu jaoks on vanalinnapäevad üks hästi tore üritus, kus on võimalik väga palju erinevaid asju nautida. Ja meil on siin siis tegemist Pärimuskülaga, kus on võimalik nautida erinevat Eesti käsitöömeistrite käsitööd, ise osaleda töötubades samamoodi. See on meil tõesti 3. aasta juba ja väga tore, et meid siit ka juba leitakse üles, sest tornide väljak on natukene nurga taga, aga samas on just tore, et siin saab roheluses olla ja me sobitume siia väga toredasti. Siin Pärimuskülas on üks huvitav telk, kus toimub siis kivide kirjamine. Millega täpsemalt tegu on? Ongi sellise meie oma rahva Eesti rahvuskivi ehk paekivi veeriste lõikamisega. Erinevaid märke, sümboleid, vöökirju. Ja ma näen, et siin on selline müstiliste sümbolite raamat, et kas tegu on natuke mingi esoteerilise alatooniga tegevusega? No neid esoteerilisi inimesi tuleb ka ligi, siis nad saavad siis endale oma esoteerikale siis minupoolset esoteerilist tuge ja kirjanduslikku esoteerilist tuge ka, kui vaja on. Kas tegu on hea õnnekividega, et justkui siis sellised talismanid, mille igaüks saab endale siit kaasa haarata? Noh, see on natuke, mina ei ole see inimene, kes neid asju jagab, et õnn on ikka sinus endas. Mitmes kord Tallinna vanalinnapäevade Pärimuskülas olete nüüd täna? Kui päris aus olla, siis mina olen päris esimest korda. Et kogu aeg on olnud konkureerivad üritused, aga väga vahva, et õnnestus sellel aastal tulla. Siin on töötuba, kus saab teha siis sellist toredat pidupäevatutti või siis tikkida rõõmupallikest. Selliseid punutud päevad siis kaltsud ette on kantud traditsiooniliselt ikkagi pidupäeval. Ja mis saaks olla suurem pidu kui vanalinnapäevad. Spetsiaalselt vanalinnapäevade jaoks on üles seatud mitmed näitused, näiteks siin Pikajala müüri juures saame imetleda Kertu Kruusla fotonäitust Valgusseeriad. Näitus tuletab meile kõigile meelde, et me vaataks enda sisse ja näeks valgust, mida me ise kanname. Valgusseeriad annavad sümboolselt edasi paljale silmale nähtamatut, seda, mis meiega energeetiliselt toimub.
vanalinnapäevad tähistavad sel aastal oma 40. juubelit. Kui palju olete teie käinud vanalinnapäevadel läbi aastate? Võib öelda 40 aastat. Alati on hea emotsioon. Ei oska välja tuua, aga mulle meeldib ja iga aasta käin. Mis aastast on kõige sellisem soojem mälestus võib-olla? ma arvan, et kuskil võib-olla 20 aastat tagasi, kuskil poole peal. Väga vägevad, hästi mõnusad päevad. Reedel tähistati ka Raekojas vanalinnapäevade algust ning tunnustati tähtsündmuse väärikaid korraldajaid. Tiina Mägi, kellel oli au korraldada 82. aastal esimesi vanalinnapäevi, ütleb, et ürituse eesmärk on alati olnud suurendada inimeste huvi meie kauni vanalinna vastu. Mitte ainult kasutada seda kui kohta olemiseks, vaid kohta mõtlemiseks ja loomiseks, sest et ei ole paremat pinda loomist tagapõhja, kui see on meie ajalugu, meie linn ja meie linna väärikus, mitte ainult ehituses, vaid ka selles sisus, mis tas on. Ja vanalinnapäevad nagu üheks põhiliseks mõtteks, kui me nendega hakkasime tegelema, oligi see, et me seda ei unustaks, et me seda meenutaks, et me seda tutvustaks, et see looks edasi. Millised vanalinnapäevad võib-olla ajas tagasi vaadates ka siis, kui võib-olla ise veel ei korraldanud neid, kõige erilisemalt on meelde jäänud? No esimesed kindlasti, see, millega kokkupuude esimene on, et ta ikka jättis mulle kohe, kui ma tulin siia Tallinnasse õppima Ida-Virumaalt ja sattusin siia vanalinna, see oli mu kool, kultuuriteaduskond ja sattusin esimestele vanalinnapäevadele esinema lavale. Ja see atmosfäär, see õhustik, see muinasjutt oli minu südamesse, ta jäi ja ma nagu ütles Tiina Mägi enne siin väikest kõnet pidades, et see on nagu mürgitus. Tõepoolest see on mürgitus, et mina olen kogu oma elu sidunud vanalinnaga ja lahti ma sellest tõenäoliselt ei saa, et see on väga-väga hinge külge kasvanud. Vanalinnapäevade lahutamatuks osaks on ka kontserdid. 3 päeva jooksul sai kuulda armastatud artiste nagu Reket, Smilers, Mahavokk ja Kukerpillid. Vanalinnapäevad lõpetab aga suurejoonelise kontserdiga Retroperspektiiv 40.